Kooseluseaduse läbisurumise õigustamiseks kasutatakse mitmesuguseid väiteid, mis ei vasta kahjuks tõele. Üks sellistest väidetest seisneb seisukohas, et Eesti Vabariigil on rahvusvahelisest õigusest, Euroopa Liidu õigusest ja Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevalt kohustus kooseluseaduse või isegi homoabielu seadustamiseks. Nagu juba öeldud, ei ole see seisukoht korrektne. Mitte ühestki rahvusvahelisest inimõigusalasest lepingust ei tulene Eesti Vabariigile kohustust ei homoabielu seadustamiseks ega ka homopartnerluse seadustamiseks. See on fakt. Isegi kõige mõjukam Eesti suhtes kehtiv inimõiguste alane leping, Euroopa Inimõiguste konventsioon, ei nõua Eestilt mitte midagi sellist. Vastupidi, Euroopa Inimõiguste konventsiooni kohaselt on abiellumise õigus kõigil täisealistel meestel ja naistel. Homoabielust ega homopartnerlusest ei ole konventsioonis sõna juttugi ja ka kohus ei ole üheski oma otsuses otsustanud, justkui peaks konventsiooni tõlgendama viisil, et Eesti Vabariigil on kohustus midagi sellist teha. Samuti ei tule Eestile mitte mingisugust kohustust kooseluseaduse vastuvõtmiseks Euroopa Liidu õigusest. Vastupidi, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 9 kohaselt tagatakse õigus abielluda ja luua perekond vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikide siseriiklikule õigusele. Ka õiguskantsler Allar Jõks on öelnud selgesõnaliselt, et ei rahvusvahelisest õigusest ega Euroopa Liidu õigusest Eestile kooseluseaduse vastuvõtmiseks mitte mingisugust kohustust ei tulene. Eesti põhiseadusest ega Eesti õiguskorra osaks olevatest rahvusvahelistest ega Euroopa Liidu õigusnormidest ei tulene homoseksuaalsete paaride õigust nõuda samasoolise partnerluse reguleerimist. Kuid sellest hoolimata korrutavad homoaktivistid pidevalt, justkui oleks Eestil mingisugune õiguslik kohustus kooseluseaduse vastuvõtmiseks. Ja põhjus, miks seda tehakse, on ka üpris lihtne. Nimelt tahavad homoaktivistid saavutada, et kooseluseaduse vastuvõtmise või mitte vastuvõtmise üle ei tekikski mitte mingisugust arutelu, sest kui Eesti Vabariigil on selleks kohustus, rahvusvahelist õigusest ja Euroopa Liidu õigusest tulenev sundus, siis ei olegi ju mitte millegi üle arutada. Sellepärast on arusaadav, miks seda argumenti pidevalt esitatakse. Erilise innuga viitab homoliikumine oma seisukoha põhistamiseks õiguskantsler Indrek Tederi 2011. aasta arvamusele, mille kohaselt on Eesti Vabariigil põhiseadusest tulenev kohustus kooseluseaduse vastuvõtmiseks. Kahjuks peab aga nentima, et õiguskantsler Tederi seisukoht antud küsimuses on meelevaldne. Ja selle tõestamiseks ei ole tarvis teha enamat, kui vaadata eelmise õiguskantsleri härra Allar Jõksi seisukohale samas küsimuses. Põhiseaduse vastuvõtmise ajal 1992. aastal mõisteti Eesti ühiskonnas perekonna all üldiselt klassikalist perekonda. See tähendab mehe ja naise vahelist abielu ja nende lapsi. Veelgi enam, Jõks ütles oma arvamuses väga selgesõnaliselt, et mitte üksi ei ole Eestil sellist kohustust, vaid et tegu on ka küsimusega, mis kuulub poliitilisele otsustamisele ja millesse õiguskantsler sekkuda ei saa. Seejuures selgitas härra Jõks, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all just nimelt mehest ja naisest koosnevale liidule rajaneva üksusena. Ainult mehe ja naise ühendus saab olla meie rahva püsimise ja kasvamise aluseks, sest üksnes mehe ja naise liidust sünnib uus elu, sünnib meie rahval järelkasv. Selle tõttu on ka igati mõistlik, et riik kaitseb eriliselt perekonda kui mehe ja naise vahelist liitu, sest riigil on eriline huvi perekonna institutsiooni heaolu suhtes. Kokkuvõttes võime aga rõhutada ja taas kinnitada, et kõik võimalikud väited, nagu oleks Eesti Vabariigil kas rahvusvahelisest õigusest, Euroopa Liidu õigusest või põhiseadusest tulenev õiguslik kohustus kooseluseaduse vastuvõtmiseks, on väärad. Kui te soovite lugeda kas selle valeväite kohta või homoliikumise teiste väärarvamuste kohta lähemat informatsiooni, siis soovitan teil seda teha, heites pilgu
bukletile "Kuidas tunda ära homoliikumise valed ja lükata need ümber", mille Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on välja andnud. Aitäh teile!